mis kasu sellest mulle on? See küsimus, mida sageli esitavad ebaedukad inimesed, väljastab mõtteviisi, mis keskendub ainult isiklikele huvidele ja vahetule kasule. Kuigi on loomulik kaaluda isiklikke eeliseid, võib pidev küsimine, mis kasu sellest mulle on, takistada pikaajalist edu ja kasvu. See lähenemine on lühinägelik ja jätab tähelepanuta laiemad ja sügavamad eduni jõudmise aspektid. Esiteks piirab enesekeskne perspektiiv võimalust luua tähendusrikkaid suhteid ja koostöösidemeid. Edu paljudes valdkondades, eriti tänapäeva omavahel seotud maailmas, põhineb sageli tugevate võrgustike ja vastastikuse toetuse loomisel. Kui inimesed eelistavad pidevalt oma huve teiste omadele, võivad nad eemale tõugata potentsiaalseid liitlasi ja koostööpartnereid. Inimesed on tõenäolisemalt valmis aitama ja toetama neid, kes näitavad üles siirast huvi vastastikuse kasu ja kollektiivse progressi vastu. Keskendudes ainult isiklikule kasule, jäävad ebaedukad inimesed ilma meeskonnatöö ja koostöörikkalikest viljadest. Teiseks takistab, mis kasu sellest mulle on hoiak isiklikku kasvu ja õppimist. Edukad inimesed mõistavad, et kasv tuleb sageli mugavustsoonist väljaspoole astumisest ja väljakutsetega silmitsi seismisest, mis ei pruugi kohe tasu pakkuda. Nad on valmis investeerima aega ja vaeva võimalustesse, mis pakuvad pikaajalisi eeliseid nagu uute oskuste, teadmiste või kogemuste omandamine. Seevastu need, kes otsivad kohest tasu, võivad selliseid võimalusi vältida, piirates oma arengupotentsiaali. Samuti võib see mõtteviis viia eetiliste kompromisside ja lühiajalise mõtlemiseni. Ebaedukad inimesed võivad teha otsuseid, mis pakuvad kiiret kasu pikaajalise jätkusuutlikkuse ja tervislikkuse arvelt. Nad võivad lõigata nurki, jätta tähelepanuta olulisi üksikasju või osaleda ebaausates praktikates, mis võivad lõpuks kahjustada nende mainet ja usaldusväärsust. Seevastu edukad inimesed väärtustavad terviklikkust ja pikaajalist visiooni, mõistes, et tõeline edu põhineb usaldusel ja eetilisel käitumisel. Lisaks korreleerub, mis kasu sellest mulle on hoiak sageli fikseeritud mõtteviisiga, kus inimesed usuvad, et nende võimed ja intelligentsus on staatilised. See piirab nende valmisolekut võtta vastu uusi väljakutseid või püsida raskustes, kuna nad kardavad ebaõnnestumist ja võimalust paljastada oma piiranguid. Vastupidi, need, kellel on kasvuhoiak, näevad väljakutseid võimalustena õppida ja areneda. Nad aktsepteerivad ebaõnnestumist kui loomuliku osa teel eduni ja on vastupidavamad tagasilöökide ees. Lõpuks peegeldab küsimus, mis kasu sellest mulle on, eesmärgi ja kire puudumist. Edukad inimesed on ajendatud sügavamast eesmärgist ja soovist näha positiivset mõju. Neid motiveerivad eesmärgid, mis ulatuvad kaugemale nende enda vahetust vajadusest ja nad otsivad rahulolu läbi panustamise millessegi suuremasse. See sisemine motivatsioon toidab nende püsivust, loovust ja vastupidavust, mis on vajalikud püsiva edu saavutamiseks. Kokkuvõttes on pidev küsimine, mis kasu sellest mulle on, ebaedukate inimeste tunnus, kuna see soodustab enesekeskset, lühiajalist ja piiratud perspektiivi. Tõeline edu nõuab laiemat visiooni, valmisolekut teha koostööd, pühendumist isiklikule kasvule, eetilist käitumist, kasvuhoiakut ja eesmärgitunnetust. Keskendudes vahetu enesehuvi asemel pikaajalistele eesmärkidele ja kollektiivsele kasule, võivad inimesed avada oma täieliku potentsiaali ja saavutada püsiva edu. Aitäh ja peatse kuulmiseni!